sai juba Saarniidule suhteliselt teisest reast ja alles, kui Melu Veta siis alles 5. aja pealt välja tulnud. Kolmandikud on parandanud kõvasti oma positsioonidega, praegu paistab küll nii, et võitlemus probleemid, kui siin veel alles on kontroll sõitmas, igatahes Veta sõna otseses mõttes konkurentidega. Siis veel üks kärpane Raidus Lokmanis, mis tontsid tema number on, must auto 13. Ja siis tuleb juba nii-öelda, ei tule veel, edasi tuleb number 3, see tuleb Marko Teenasse, läänevirulane, kes on meistrasarja üldliider, siis tuleb invaliidi tempo klassi ja muudetakse. Nii palju kokku iga ei ole vänt või kõver või keps külje. Eelmises sõidus küll Leimanis ja Orav seisid ka kõrges mängus olemas. Nüüd läheb küll väliskurvi, kas sealt Ott võtab sisekurvist ära oma koha ja Bruno Leimanis otsustab katkestada minu arust täpselt sama koha pealt kui sellisel. Eelmine paneb natukene edasi. 4. kohal teine lätlane Raidus Lokmanis. Nüüd on siis seal eesotsas toimub need selgeid muudatusi, et vahet on vähemas. Midagi pole selge, et poolfinaalis võib-olla võetakse veel natukene mõistusega või üldiselt number 41. Andris Jurtsins teisel kohal, Marko Tiinas kolmandaks tõusnud, Olari Saarniit on kehva stardi teinud. Ja number 14 siis Gunnar Orav 99, 2 lätlast, Leimanis 101, 13 Lokmanis ja Birger Rasmussen 8. Kindlasti kui pillis. Saavad selle kapoti kinni pandud, millest nüüd veel probleem on. See kumm, mis kinni või pärast kadunud, igatahes joostakse küll ümber ringi, aga mingit tõuku ei ole. Andris Jurtsins eksib vahepeal, laseb konkurendid mööda vaadata, mida see tähendab. Ott Kegvaja on küll sõitu juhtimas, aga see meistrisarja üldliider Marko Tiinas, kelle kohta ma enne ütlesin, et ta ei saa ennast nii-öelda hommikul ära. Marko Tiinas teine ja veel üks vana kaval reda. Leimanisega koos taas jagavad nad kohti. Vanasõber selles mõttes just, et see silmaga tundub, et mäge nagu polegi, aga tegelikult see võtab kiiruse nii suurelt maha, nii et ka lätlased omavahel Leimanis ja Jurtsins suutsid seal lõpus kasulikuks ja Jurtsins talu, nii et ega teda kuskile kohta saata ei tohi, tegelikult väga tore mees ja kõik võistlejad peavad temast lugu. Aastaid siin Eestimaal juba käinud ja nagu öeldud, ja teda ja Andris Jurtsinsit samamoodi võetakse juba kui omasugust. Samamoodi, et kui peaks nüüd, ütleme, mingit tehnilist abi vaja olema Leimanisel, ütleme, mingisugune oluline mutter või nüüd mulle tundub, selline lugu on veel vahepeal juhtunud, et kui Sagide sõidus oli ka eelmine sõit, kui Margus Vainumets seal alla kuskile pidama jäi. Ütles Margus täpselt samamoodi, et jäi sisse selle möga peale enam parandada. Tiinasel on mingi tõsisem probleem, et tempo kohe rauges kõvasti pärast seda, kui ta sõidus.